Poisid, mis tänasest päevast ootame? Seiklus ikka. Seiklused lähevad ja metsas ja muda sees või lume sees? Pulleradu ja võiks ikka lund ka olla. On ju? Põldude peal ikka midagi paistab, aga ega väga palju pole. Iga auto kohta peaks olema üks... Selle paberi seal all taga kus on navikapi kohale viib ja seal on salasõna ka, millega sa sisse pääsid. Mis asi? Rehviläige. Rehviläige või? QR-kood. Vabakutane põrsad. Põrsad või? Mis teile see tiimi nimi sai nüüd? Fliisid. Fliisid või? Fliisid. See sündis juba hommikul. Mis avatar läheb? Old man äkki või? Miks? Kas ma näen välja nagu old man? Ei no põrsad siis. Pane põrsad. Kus siin põrsas oli? Põrsas oli kuskil, ma nägin põrsast. No mida ootame tänasest seikluslikust päevast? Saaks hullult märjaks ja poriseks ja saaks riideid pärast nagu välja väänata. See siis tähendab, et me peaksime kinni jääma ja siis peaks nagu väljas käima või? Jaa, tegelikult tahaks seal mõnusalt autos istuda soojas. See kõlab nagu... Maksimaalselt teeks akna natuke lahti. Kõlab nagu meie seiklust siin rohkem. Hommikust. Täna on meil suur maasturite talvesõit ja meie siis sõidame sellises oma grupikeses, kus on ikkagi tänavakõlbulikud maasturid ja meil on pisut lihtsam trass, et kuskile liiga sombustesse ja koledatesse kohtadesse meie teekond ei vii. Aga sellegi poolest on meil siin põnevaid autosid, meil on näiteks 3 Suzuki Jimnit, millest ühes istume. Pall on meil siin roolis. Meil on õnneks all päris enam-vähem maastikusuutelised rehvid. Et ühel Jimnil selliseid pole, et eks näis siis, kuidas me siin edeneme kolmekesi täna. Aga igal juhul nüüd oleme teele saanud, kell on selline 10:20 ja hakkame siis oma sellise mõnusa päevakesega pihta. Jõudsime ka nüüd esimese sellise natuke mastikulikuma koha peale, et nagu meie talv praegu on, linnades on kõik lumi ära sulanud, siis siin ikkagi nipet-näpet nagu on õnneks lund, nii et on lootust, et saame ka mingite kohtade peal lumemöllu. Ja kui lumemöllu ei saa, siis kindlasti saame parimöllu. Ma tekkis küsimus, palju selle mudakoll maksab? Nad on ju nii kasva mängistatud, et see sõltub ju mis maad. Algus on tehtud. See on tegelikult toruraamile pandud mingisugune. Hello! Värgid. Jimnid sõitsid. Nad sõidavad nüüd äkki kolmekesi edasi. Vaata seda pettvärkina. Nüüd on Jimniga gängil läheb koos. Jimni gäng on nii äge. Jätsin omadega siia Nissan Patroli ja Jimni kõrvalt istun nagu nüüd diivani peal, päris mõnus on siin. Ja Olger ütles, et see on sul peres traktor nagu või? Just, traktori eest. Traktori eest tahab igale poole minna, kuhu tavaautoga minna ei taha ja kui midagi vaja vedada, siis saab ka vedada. Absoluutselt, või tahad maad künda, paned agregaadi taha ja kõik saab teha sellega. Multifunktsionaalne masin. Just. Tehnikale. Oi, sorry. Tegemist võistlejate klassiga ja Raiko ütles saates, et turbo läks. Pole kõige mõnusam laupäeva hommiku algus. Aitame ätta sattunud kaasvõistlejaid. Kaasvõistleja, tema on ka turistikat paned ja? Mis klassis või kus sa nüüd siia peale sattusid? Arvasid, et lõikad midagi või? Jah, läks natuke niimoodi. Selle poole raad! Kätte saime!
väiksemad sellised metsa vahel teed on Kiilas jää. Monte Carlo ralli tunne on natuke. Rehvi valikuga, kuidas rahul oled? No kuidas Jimny käitub sellise väikse tee peal? No ilma naastudeta ja peaaegu suverehvidega, see on eriti fun. Tempokamalt sõidame me siin muidugi eest ära. Tempokalt saab hakata raigata. Kui lõbus. Muidu oleks igaval. Muidugi. Läheb sõit või? Toi. Saab vähemalt auto õiget värvi. Pealtnäha tundus selline süütu kohakene. Kõigepealt istus Raiko kinni, siis üks disko ja nüüd siis järgmine disko. Ja taamal paistab ka üks Defender, mis tundub olevat kinni. Meile tegelikult disko ei meeldi, meile meeldiks punkrock. Punkrock. Nii, aga läheb siia, köis külge. No, kummikuid. Sa pidid veel ütles, ma panen purikummid alla. Pane talle ära kutsu otsa. Nii, kaugele tulema ei pidanud, kui järgmised seiklussellid siin majandavad. Väga hästi, keerige see paremale poole. Selle patrul taha. Nii. Ega me selle põllu pealt väga palju kaugemale pole jõudnud. Klots oma Jimnyga istub siin, ütleme nii, et põhja peal, sest et tänavarehv ja mitte kuigi palju clearance'it sellel autol. Üks Jimny päästab teist või? Selline plaan. Aha. Ilus! Teeme siin ees ruumi, siis saab ine oskada. Mega! Lahe ju! Meil on 2 demoautot. Üks on Amservist Hilux. Ja teine on siis meie nullauto, kutsun seda niimoodi, et nemad turvavad siis lõppu alati.
on Ineos Grenadier. Nii, siin on nüüd siis lumine põld, saime oma talvekest natukene, ehk siis on lootust näha lund lendlemas. Selline lõbus langus. Oleme kuskil, Raiko paistab taamalt, tuleb autost välja. Tõmban sind tagasi või? Kaameri perse on suht madalal. Aga jah, liinid all. Siin on erinevaid jälgi. Vaade on päris surreaalne. Selle ilmaga natukene lund, udu. Sellist maasturitele täpselt õige koht, kus natukene mullata. Ära isegi mine. Kus sa muidu tahaks? Ma ei tea, ma saan aru, et me näeme suunaga sinna vast. Täiega. Vabadus. Nii, no kiire update siin viimasest korrast. Jäi meil Porsche kinni ja nüüd on ka Jimny, aga Jimny tuli üllatavalt ilusti, päris viisakalt tuli siit mööda. Aga päris märg on siin, ütlen ausalt. Väga nagu astuda ei taha. No super, väike update. Porsche on vaba. Korraks oli vahepeal Land Rover kinni, siis oli kolmeautoline rong. Kõik omavahel ühenduses. Nüüd ühesõnaga, need on vabad. Aga nüüd on kõige suurem probleem on meil see Jimny, kes oma kerge kaaluga jõudis suhteliselt kaugele. Et siin, kus ma praegu olen, on nagu enam-vähem kannab. Aga edasi läheb ikkagi märjaks ja vesiseks. Liigub või? Vaba. Lähete proovite ka või? Kuule, ma ei tea. Siin on jõle hea suve autos. Ja Kaspar jõudis, pani nagu päris hea sihi ette, mida ta peaks nüüd kõik ületama. Siis no jah, tal piimakarp ka, see ei kaalu mitte midagi. Saabki kaugele minna, see ema laev. Kerge.
nüüd võib selle update'i teha, et oleme saanud vabaks ja lähme mööda teist rada, kus loodetavasti ei ole nii vesine ja märg. Aga väike seiklus siia enne lõunat täpselt, nagu ikka alati enne lõunat, enne koju minekut. Võiks ju midagi vahele tulla, ette tulla. Jõudsime lõunasöögi kohta Tarekese trahtris. No mis esmamuljed on peale esimest poolt päeva? No Jimniga on ikka lust sõita maastikul, et jah, saaks võib-olla 10 kilovatti juurde kuskilt, oleks veel parem. Aga kiidame heaks. Kiidame heaks. Kõht on täis kõike head paremat, mida meile pakuti. Ja nüüd me siis võtame ette oma järgmised 50 kilomeetrit. Kas läheb sama libedalt? Äkki läheb. Sama libedalt, nagu siin see pinnas on. Või tuleb ootamatusi tee peale. Igal juhul hakkame nüüd liikuma. Nüüd oleme oma seiklustega jõudnud Kose Krossi rajale. Siin saab siis suhteliselt turvaliselt tegeleda off-roadimisega. Mägipiduri sisse ja on niimoodi, annad õrnalt gaasi, aga siis lõpuks kui veerema hakkab, kõik pedaalid pead lahti laskma. Mägipidur ise pidurdab. Sa ei tohi vajutada ei pidurit ega gaasi, muidu mägipiduri töötab. Mida rohkem lahti kuulata? Jah. Nüüd lausa nüüd seda. Ma ei ole kindel, kas see mägipidur töötas või? Ta vajutas. Kell hakkab 4 läbi natukene üllataval kombel. Siin on meil üks Passat, sõidab rada, sama rada, mida meie. Igal juhul meie jätkame oma tegemistega. Porsche liiga. Puhtaks auto. Umbes selle koha peal, kus seisab Ulgari auto, seisid Kill Kaare ja Hain Oppe ehk siis Räpina Jack ja laulsid ära oma laulu Suured munad ja siis sealt poolt, kuhu meie auto ninad on, sealt tuli hüppega Kairo Kattosilt, hüppas üle nende ja maandus sinna umbes, kus August on. Ära praegu, ma olen kuskil võistlejate raja peal, väga hullu pole. Nii oleme jõudnud kuskile metsa.
kui me siia jõudsime, siis Raiko ütles, et me vist keerasime võistlejate raja peale, aga kohe vaatame, siin on esimene selline väiksem tõusukene kurviga. Paistab olevat siin üks järgmine põnev metsatõus, mida siis me siin kõik nüüd kambakesi hakkame lammutama. Ka siit äärest tulla, hoog oli nii palju, et mul vedas sinna ära. Ta viskaski sul pallist tagasi. Aga pall ka. No nii. Mis muljed on? Äge, 2 korda sai mind välja tõmmata. Aga it's okei. Oota, ma saan teha siukse. Korda läinud laupäev? Jah, täielikult tore. Järgmine kord jälle. No kui see oli? Tipp-topp, täitsa väsitav päev. Täitsa väsitav päev on ju? Autoga sõita võib ka väsitav olla isegi. Aga ei, väga äge, ma arvasin, et on rohkem niisugust kruusateed või kartsin, et on, aga ikka päris palju puurimist. Väga hea. Mis oli selle eesmärk, ma arvan. Minu jaoks. Kommentaari või? Mis kõige tänasest päevast enim meelde jäi? Ma arvan ikkagi, et see, kui me suutsime selle Ineosega peaaegu kinni sõita. Aga siinkohal võib tsiteerida Eesti parimat driftisõitjat, et minul seal kõrval istmen, et hirm võib olla, aga hirmu ei või tunda. See oli meil kõige aeglasema keskmise kiirusega sõit, 7 tundi 35 minutit, 135 kilomeetrit, mis teeb 18 kilomeetrit tunnis. Oleks võinud ilmselt jalgrattaga ka sõita, aga vintse oli vaja. Tore, et neid vintsiga autosid oli mitu, hea, et köisi oli kaasas. Ja inimeste arvult vist ka kõige suurem üritus. 24 midagi. Seal vaadatakse WRC-d, Ott tegi mingid head splittid just. Nii et me täname maasturite talvesprindi korraldajaid, et oli meil niisugune meeleolukas rada ette valmistatud. Osad masinad said üllatavalt hästi hakkama. Ma arvan, kõik on rahul. Jee!